Kallid sõbrad, täna on 2. mai ja aasta 2020. Tulin siia loodusesse mere äärde ja selleks, et lihtsalt häälega, oma sisemise häälega siis rääkida iseendaga, avaldada mingeid mõtteid sellest, mis mu sees käib ja toimub. Sest tegelikult elu kui selline on üks imeline asi, et mina olen jõudnud sellisesse kohta, et ma võin täna öelda, et iga päev on eriline, väga eriline ja paljude jaoks ma nähtavasti ei räägigi midagi uut, et päris paljud nähtavasti tunnevad sedasama, just sedasama tõde iseenda kohta ja iseendast, kõigest sellest, mis on ja mida pole. Sest käes on ilus ja möödas on kole. Jah, ma olen jõudnud siia kohta, kus võib rääkida, avaldada oma tõde iseendale ja kõigele sellele, mis on minu sees ja minust väljaspool. Seda ma olen küsinud ja küsin jätkuvalt iga päev, näidates üles tänulikkust kõige selle suhtes, mis tuleb ja mida ma näen ja tunnen ja kogen. See ongi elu minu sees, minust väljas. Ma olen valinud sellise imelise koha looduses. Vihma küll sajab, kuid mul on olemas kõik vajalik selleks, et tunda ennast hästi siin ja praegu. Sest siin ja praegu see ongi ainus hetk, mis tegelikult eksisteerib. Ja siin ja praegu, saage aru, see ongi see, mille pärast me siin oleme. Me kõik oleme siin ja praegu. Me ei ole eile, me ei ole homme. Me ei ole tulevik, me ei ole minevik. Me oleme siin ja praegu. Ja see on see tõe mäng, kus me oleme, kuhu me läheme, kuhu me tuleme. Kõik on muutumine, kõik on mäng. On kuus olemise valda, mida olen õppinud suurtelt õpetajatelt, hinduismi õpetajatelt, Krishnalt endalt. Rakendan bhakti joogat iga päev. On ka päevi, kus ei ole see alaliselt meeles valjuhäälselt, kuid sel hetkel tõenäoliselt ta kõlab minu infoväljas. Sest ma pean kogema ja tõdema, et mind on märgatud. Mind on märgatud kõrgete jõudude poolt ja ka madalate, kuid neile ei lähe ma korda, sest nad ei küündi kõrgesse sagedusse. Ja inimesed kõik on määratud olema kõrgemas sageduses, sest see on meie tegelik loomuse olemus. See on see valgus, mis meist paistab ja kiirgab. See on armastus, rõõm, õnnelikkus, hetke kogemine. Sest ei tea täpselt, kas hetkele ma olen tähtis, vast mitte. Sest hetk on ilma minutagi hetk ja selleks ta jääb. Mina olen see muutus selles hetkes, see tõdemine, arusaamine sellest, kes ja kuidas ja mismoodi siia maailma sündis ja siia ta toodi. See kõne on endaga,
iseendaga. See on sisekaemus. See on rahu, see on armastus, see on rõõm. See on iga elu sõõm, mida ma tunnen ja naudin. Naudin koos kõigega, kõigiga. Olen subjekt objektide vahel. Ja kõik, mis on ja mida pole, see on imeline. See kõik loob ennast justkui iseenesest. See ongi looja olemus. Armastus paradiisis ja rõõmus ja õnnes. Jah, loomulikult ma märkan ja näen ka kõike seda mängu, mida ümber mul mängivad räpased käed, haige mõte, programmeeritud süsteemi poolt haiglane maailm, mis vajab tõde rohkem kui teadmist iseenesest, sest see kõik on loodud inimese poolt. Madalad energiat, uhkus, tänamatus, lugupidamatus, hirm, kahtlused. Need kõik on mingid nähtused, mis olid kunagi minevikus. Sest tegelikult kogu inimkond on ärkamas ja nägemas ja märkamas, tundmas enda sees seda valgust, seda rõõmu. Oled sa siis naine või mees? Sa oled sina ise. Sa osaled ses mängus siin taevases, maises. Su tähelepanu on see, mis otsustab. Kas sa oled kõigega üks või mängid egomänge? Kuid üks ilma teiseta, see on võimalik, sest põhimõtteliselt oleme me kõik üks. Ka see meri, mis taamal paistab, need kivid, maa, see rohi, mis kasvab. Meie inimesed oleme selle valitsejad ja loojad. Me oleme märkajad. Me oleme armastus, me oleme valgus, me oleme õnne ja rõõmu loojad. Koostöös kõigega. Ka need linnud seal taamal, mis lendavad, on üks sama meiega. Kõik, mis oli enne meid ja tuleb pärast. See ei loobu iialgi inimeste kaunist särast, mis kiirgab nende seest, mida silm ei näe, kuid keha tunneb ja adub, et see infoväli meie ümber, see kõik on ladus. Kui oled jõudnud tõeni, siis tea, see on sinu olemises. See on see sära, mida sa ise ei näe oma silmaga. Ehk usalda. Usalda elu, usalda ennast ja lugu õest või vennast, emast ja isast, tädist ja onust. Kõige kõrgemast väest. Igast mäest. Juhindu mitte ihadest, vaid oma hinge tahtest. Loo koostöös kõigega, ühiselt rõõmu
sest sõltub ju sind, sõltub ju sinust, mida sa mõtled, mis mõtteid sa valid. Kõik on okei, sa saad seda muuta. Pausi ajal enne emotsioone. Siis sa teed otsust. Mis reaktsioon järgib emotsioonile? Järgneb emotsioonile. Emotsioon, see ei ole sina. Emotsioon on muster, mis vallandab sinus mingi päästik, keegi väline või sisene laseb selle valla ja reaktsioone muudkui peale kallab. See peata see vagun, see peata see rong. Kohe kui kõlab Tiibeti kellade kong, siis teame, et kõrgeim on meie sees. Kõrgem teadvus. Ja kõrgem teadvus, see on headus, armastus, rahu ja rõõm. Kuid see ei ole seadus, ärge ajage inimesed segamini. Seadus on neile, kes headust ei tunne. Et tekkis ka neil see õnnetunne, et pidasin kinni ma reeglitest mingitest, mida mulle öeldud, et on õiged. Oma pead kasutamata, südame häält kuulmata. Tulge, olge oma ette. Nautike tõde, vaadake vette. Teadke seda, mis on teile parim. Tundke, tunnistage. Ärge unistage, vaid käituge nii, nagu te olete. Olete inimesed, elusad. Olete teie ise. Olete täiskasvanud. Olete mõttega. Olete südamega. Olete ühendanud kõik need energiad. Enese sees olete avatud. Olete avatud, olete nähtud. Taevast teist teab ja taevast teid kuuldud. Puhuvad tuuled. Paistab meil päike. See kõik on teie jaoks. Plaanige ette oma käike, et see püsiks ja kasvaks ja areneks, mis on kõige olemasoleva ühtne tahe ja eesmärk. Isegi linnud taamal merel, luiged, kahekesi koos naudivad elu täiel rinnal. See on nende soov.